kui me hakkame sauna peal tegema vitsa valime metsast, selle võtte, mis on kõige tugev kännu peal kasvab, mis on kuitunud juba, aga sauna peal aitab kattega puu küljest. Kui üks läheb katki, siis võtab mööses teine. Mulle aiapapa ütles, et metsaperse on ema, kui üks läheb katki, rohkem ma ei tohi ka rääkida siin neid asju, ja saab uue ja võtad need oksad, lõiked pealt ära ja mis oksal on jälle sisse lõigata ei tohi. Nuua on teritatud ja siis tahab seda juhtuda, et tera tahab sisse minna. Siia jätame, praegusel juhul jätame need 2 oksi järgi, need teevad sauna viha okste täienduseks, kui tahad panna sinna 20, siis on 21, siis jääb selle võrra suuremaks. Ja nüüd lõikasin ära, aga need ääred on ümmaruseks tarvis teha. Siit hakkab, kui vitsal keeru peale keerad, läheb lõhke, tahab lõhke minna. Ja kui teed ääred ümmarust, siis ta mängib sellega koos. Ja nüüd siit olid otsad tegemata ja lõikame otsa teravaks. Ja kuidas otsa lõikame teravaks? Mitte 2 poolt ei lõika. See on väga tähtis asi, tehtakse 2 poolt ja siis on nii, et puul on selle peene puul ka väike süda sees. Peab lõikama 2 lõikega, teed nii, et jätad selle 1/3 jämamusest peab jääma järge. Ja siis on puusüü, on tervelt ja see on tugev, siis siit ei hakka võtma seda katki. Ja edasi on siis niisugune asi, et hakatakse tegema, mõni ei julgu rääkida, mis viga on, tema ei saa vitsal keeru peale. Mul juhtus selline asi, kui ma noormees olin, vana mees, see ütles, et ei saa, et tema ei saa niisugust puud. Ma ütles, et lase pinge alt vabaks, ei julgu küsida ka, kus sa saad, munakana ei tohi ju õpetada. Ja see pinge alt vabaks laskmine on seda, et nüüd on pinge alt vaba, kui saad ühe taha peale, et see hiiuline sõna, ma Hiiumaal sündinud, sellepärast ma kasutan sellist sõna. Ja teen teise külge ka, muidu kui on seda luuavitsal teha, siis jääb ta ilusti kinni, aga sellel ta tahab ära praegu tulla ja sellest pole mida teed ära tuleb ja me just soodustada ära keerata ja laulusaab selle juulilooga, kui ilus vaadata seda on, kui ta on 2 küljest tehtud. Ja nüüd ongi, et pinge alt see vaba alumne ots, teeme ka seda, et saaks selle kätte, muidu jookseb vahelt kinni, ei saa pealt ära. Ja nüüd on kruustangid meil kogu aeg kaasas ja neid me peame tublisti tarvitama hakkame. Need kruustangid võtavad kinni, nii mehed kui naised on nendel kaasas. See jahi võtame ja selle koha, ta on eriti valgeks tehtud, paistab välja, murrame nii, pöidle vahel, murrame seda ja keerame teist külge pidi ka, siis läheb pehmeks, siis on hea keeru peale, siis selle kohale tuleb see murdekoht peale ja siis sülin pehku ja võtan sedast piuga nüüd 2 kätt, aga ikka kruustangid peavad ka olema, abiks keeran ühe koha natukene keeru ja tuleb üks selline koht. See on nüüd vinklis seisab, siia kätt lähedale panna ei tohi. Selle jätab parasjagu kaugelt. Tuleb umbrit pärast siia niisugust asjad, et untri läheb see asi. Jätame käe natuke kaugele, keerame tasakesi seda ümber ringi. Hakkab vitsakuur tuleb lahte peale ja kuur tuleb lahti, las ta tuleb, jääb vahele kinni, aga nüüd on ta niisugune olukord, et tuleb võtta käsi teistpidi, panne piuga ja hakata keerme seda. Võtsin see sama teravot, see käib see piupesa selles ringi. Tõmbame seda ja siin tuleb see laul nüüd. Tõmbaga vänta, see ei tapa konti. On ilus, vaata kuidas see jookseb. Vasak pöial, ma vaatan sinnapool, kus vaata ei tohi. Ja sellega lasen seda järgi kogu aeg. Ja võin majal vaata ja see hoiab seda pinge. Ja nüüd, kui on lõpuni jõudnud, see läheb selle tutine, paneme ühe sõrme siia, et seda kokku vetsi lasta. Ikka see käib piupärast ringi, ajame siia keeru peale
ja paneme alla välja selle umbes pooleks ja keerame seda natuke ja viskame selle kõrvale. Nüüd vits on valmis. See on see kõige valusam töö. No edasi hakkame. Praegu segab, võtan mõne oksa ja see käib sedasi, kui sa tahad seda kirja panna, võtan terve pundi. Et puuoksad kasvavad ikka alt ülespoole, aga lehed kasevitsal on nad tumedad, jäävad ülesse. Alt on ele ja nad on kõvers puu kasvavad ikka ülespoole, aga nüüd paneme 2 oksa kokku, kui me hakkame tegema seda vihte. Ennem me puhastasime muidu ära, aga mõni teeb ka kuidas tehtakse, et see jääb mitte puhtaks. Ja siis on nii, et see on muidu naiste töö rohkem, seda tegid vanasti taludes ikka teised tüdrukud, kes tahtsid mehel minna, nemad läksid vihte tegema, seal oli üks võimalus, kas saab sel aastal mehel või mitte, no see tuli natuke hiljem välja, kui paar need mehad pandi. No neid teeme ka seda natuke hiljem, aga nüüd on lakatud ennem ja saab hakata vitsisi ümber panema. Kasutame nüüd kruustagi. Kruustagid käivad meil koos ja niisamuti naistel, tüdrukutel, kes seda vihte peavad tegema. Ja paneme selle kruustagi vahele kinni, päästame selle vitsa. Vits on natuke keerdud all, hoiab omal vint, hakkab peal hoidma ja see käib ka lahti kiiresti. Nagu ma ütlesin, et nii kui õlgruugatus tegemise juures, kus vanast oli süllahind. No nüüd süllamöötu ei tundita, aga tehtakse ka seda ruutmeetri, mis saab. Ja nüüd sain selle lahti ja mis ma tegema hakkan. Vitsal on nüüd üks oks läheb juurde, ta jääb selle võrra suuremaks ja selle paneme alt üles sisse. On tegu muud, kus pannakse 2, tehtakse lahti ja kuidas lapitakse 2 ennem valmis, eralda need oksad ja siis keerdaks, pannakse ikka see ots vahele. Seal on tingimusi väga palju ja nüüd hakkab meil see kodusõda, et mida ei tahet kuulda võtta. Üks asi see, et seda keeruajasem peale kellaosut liiklussuunas. Nüüd peab tegema vastu keerdu. Muidu hakkab keeru lahti, ta ei jää keer peale, luua vitsat ja näed, Hiiumaal mõned turuplatsil, vaata seal üks talves veel üks luud teine, mis on pandud mööda kellaosut liiklussuunast, see ajab iseenesest lahti. Aga nüüd keeran selle vastu kellaosut liiklussuunas ja hea kerge meeles pidada, pane selle aluse alt ülesse ja tõmben selle kinni. Ja nüüd vaata, see jääb üsna peenikeseks. Meil ei tulnud täna praegu, oleks pidanud kaasa aitama, juba aeg hiline, et ei tule see maha pealt, aga sellest pole midagi, see pole paha asi. Ja nüüd rohkem siit ümber ei pane, tõmben alt läbi alla, tekib siia kiil, nii kui kirvel, haamril, varrel on kiil, lüüakse sisse. Vanasti, kui oli kabjanael, hobused maamehed pidasid, mõni pekses hobusega, vanade kabjanaela peadega. Aga no nüüd sellist asja ei saa. Selle kohas siin on ka nii, et see sama oks peab. See ei hakka liikuma, ta kuivab ära. Siis on kõik on lahti, milleks õlgkatusel treppes sisse ei jää, kui on ta tehtud õlgruukatusel, kui ta on puusidemaga tehtud. See mängib koos. Aga mis on tehtud traadiga, Valvastus on kodulu, mis ta on, mis talu nimi on, Kuulimäe juures, Mihkla talu muuseum. 4-15 katusalust kõik on trepp sees, kuivab ära, mängib selle traat, ei mängi koos, ta on vajunud ära ja nii. Nüüd panen siit samast teise külge, külje peale jääb muidu hirmus pikalt törtsimine. Selline sõna, hiilane teab, Vandremees ei tea seda ja jääb selline pikk ja segame. Siis panen selle peitu ja see jääb nii peitu, et ei paista välja. Nüüd tõmben teist korda, teise võru teeme siia. Ja see on ka vastu kella osut liiklussuunas jälle ja selle tõmben alt ülesse
seda nagu esimene läks alt ülesse ja nüüd saab seda pikkust reguleerida. Pikkust seda, kui pikke käepidav Kastimäe keldrisaunal on lühike tarvis, ei saa pikk olla, kui sauna lava ja lae vahel on natuke ruumi, siis saab pikalt selle vihe üle õla vihelda, see peab tagumik otse välja ulatama, aga siis paneb lühem. Aga nüüd võimalus on praegu meie käes. Teeme selle nii pikaks, kui tahab, see on puhas, muidu tehtaks neid sedasi, et 6 okstega, siis on seal jälle omad nipid, niftitiidline ütles üks mees sedasi, et rahuda pärmul nüüd, et iga asjal on omad niftid. Ja nüüd tõmben selle kinni. Selle tõmben kinni. Ja siia on jämedam, peene ei lähe ka, kui on 3 millimeetrit ja peenem, ta ei lähe katke kui kiiru peale. Et sa tõmbed, kui ta on korralikult keer peal. Nüüd seda, et vana allipeaga ei jääks pooleks tõmmata, üsna peab nooremehe ka kinni. Ja siidime teist korda veel alt ülesse, mille pärast. Sellepärast, et siis tekib, siia muidu jääb lahtiseks, see sedasi ei jää, nagu oleks vastu valetpidi keerut, vaata siia on keeru veel juurde, et see keeru juurde andmine, et see peab olema pitsal kogu aeg pinge all. Ja nüüd tõmbasin kinni, nüüd kõrvale, iluravi tahad ka teha, iluravi, virskas näpitsed. Nii, siin on näpitsed, ajalugu ei räägi. Seda ei tohi rääkida, tea, mis sa võid siis, millega võid hakkama saada. Ja nendega näpitsed peavad olema nii, et näete, nad on pool kuud, mõlemad pidi. Aga kui on teistpidi, teine on teistpidi, rääkin seda, et kala jaoks kööklis on naistel ka, teine on teistpidi, aga siis see ei ole mõnu, sa ei saa lõigata seda ümmargust äärde ei saa teha, aga see on selleks jaoks nagu luudud, et see võtab väga ilusti seda otsa ära ja järgmine iluravi monuga kadunud juba, siis saab teise iluravi veel, teeme sellele üle ja siin on niisugune asi, et oksakohad tuleb üle teha nii, et nendel tuleb lehtvad kuivab ära ja see terav oks jääb teravaks, kui ta kuivend on. Oks jääb välja puu, oks kuivab nagu puu, tavaline puug, siis lõikame need natuke seda pealt ära seda latvet, pole tarvis, seisab pius ilme selleta ka, et oksad pea need teravikud ei pea piusesse minema. Mõni arvab küll, et las lehtvad piusesse, tee midagi. Ja siis ongi, et võtsin sealt ära, panen selle siia vahele ja siis pannakse 2 tükka kokku, siis ongi see paarisarv, mis tuleb välja, kellel jääb paaritud, see mehele ei saa jälle, tüdrukutest nad, kes vihategijad olid, ja see hakkab nutma, aga see, kes saab 2 tükka, on paarisarvu neid teinud, hunnikus on need visatud, kui vanasti talutüdrukud käisid tegemas.